Siit Pernova skatepargist leidsime Eesti ühe tuntud ekstreemsportlase William Kassi. Tere! Miks just see ala? Sellepärast, et see on ülilõbus, arendav, minu meelest täiuslik spordiala. Et vaatemänguline, annab adrenaliini, meeletu arenemisvõimalus, et piir ei tule ette, see on selline elustiili, spordi ja kunstisegu põhimõtteliselt, et minu meelest täiuslik asi. Mis on sulle selle spordiala juures oluline? Nagu öeldud, siis arenemisvõimalus, ma arvan, ja mis on oluline veel? Sõbrad kindlasti, et ma olen nii palju sõpru saanud läbi selle spordiala ja reisinud tänu sellele, et lihtsalt avardab silmaringi ja annab selle endale igapäevase arenguvõimaluse, et minu jaoks see on nagu äärmiselt tähtis. Kas sa proovisid ennem ka mõndasid teisi ekstreemspordialasid enne, kui sa leidsid selle BMX-i? Ma arvan, mu ekstreemspordi karjäär võib-olla algas juba lasteaias, et ma tegin siis juba maapeal saltosid ja nii edasi. Ja siis 4. klassis vist läksin rula peale ja 2 aastat hiljem sattusin siis juhuslikult kodupargis võistlust nägema ja seal olid BMX-ratturid. Nad sõitsid palju kiiremini, tegid saltost ja siis ma olin lihtsalt lummatud sellest ja läksin selle peale üle. Korra sõitsin ka trikiuisku. Aga kuna sa täpselt siis just selle BMX-alaga alustasid? Mina alustasin BMX-iga 2006. Et alguses olin sugulase trikiratta peal selline pool aastat ja siis lõpuks suutsin vanemad ära rääkida, et mul on ka seda ratast vaja. Mul oli see, et seadsin, et ma pean 10 trikki ära õppima ja siis see on nagu see motivaator, et näed, ma oskan päriselt ka, ma tahan nagu tegeleda selle asjaga. Mis on sinu suurimad saavutused seni sellel BMX-alal? Mingisuguseid kõik poodiumi kohad Eestis. Uus-Meremaa sain 2. koha ühel võistlusel ja ma arvaks, et kindlasti suur osa on ka see, et ma alustasin siis BMX kooliga Tartus, sai skateparki vaatatud, Simple Sessioni korralduses olen osalenud, erinevad võistlused ise korraldanud igatepidi ja mis veel? Tartu Skatehalli vedasin, see oli ülilahe. Ja neid enda jaoks saavutusi on nagu päris palju tegelikult. Kuhu sa tahad veel jõuda sellel BMX-alal? No muidugi võiks unistada sellest, et ma ei tea, jõuan X-mängudele ja olümpiale või nii edasi, aga selles mõttes võib-olla ma natuke nagu selle võistluspoole maha tõmmanud, et hetke näiteks mul on põlve, mis oligi, mul oli paar kuud tagasi oli põlveoperatsioon ja siis nüüd on natukene see, et ma ei tea, kas ma nagu päriselt saan enam nagu sellel tasemel jätkata, et üritan lihtsalt seda ekstreemsporti arendada, kas Eestis või üle maailma, et eks näis. Mida sa soovitaksid noortele, kes alles võib-olla mõne sellise ekstreemspordi alaga alustavad? Kindlasti pange kiiver pähe, eriti nagu alguses. Et selles mõttes sul on nagu seda tunnetust, ükskõik mis ala peal on palju vähem ja need õnnetusi tuleb palju rohkem. Et kohe algusest peale peaks minu meelest kiiver peas olema ja teised kaitsmid ka. Et see annab nagu nii palju julgust juurde, saad paremini asju teha, paremini areneda. Kui on võimalik, siis kuskile trenni minna, aga ütleme, kui sa tahad näiteks BMX-iga alustada, siis minu YouTube'i kanalile on mõistlik minna, mul on eestikeelsed õpetused, kuidas ratast osta, kokku panna, trikke teha, nii edasi, et kindlasti netist õppimine on ülisuur asi ja ma soovitan ka minna otseselt skateparki, et leiad sealt sõpru, saate koos harjutada, et see on ülitähtis, et mina ise Ma üritasin rohkem tänaval esimesed aastad nagu üksinda enam tegeleda, aga tegelikult see areng tuleb palju kiiremini, kui sa lähed kohe õigesse kohta, saad kohe seal õige baasi alla ja tuttavad kellega sõita ja nii edasi. See on kindlasti tähtis.
millist ekstreemspordiala sa soovitad? Kõike, kui sul on raha, siis sõida motokrossi, ma ei tea, hüppa langevarjuga, mida iganes, aga see valik on nagu nii suur. Kõigil on oma värk, et sa võid, ma arvan, kõige loogilisem ongi proovida erinevaid alasid ja vaadata, mis täpselt sulle sobib. Minu puhul oli see, et rula võib-olla ei olnud nagu see, et kuidagi see ei olnud nagu minu värk ikkagi, et mulle meeldis see, aga mul ei olnud neid oskuseid nii palju ja kohe, kui ma ratta peale läksin, siis seal tuli palju kiiremini ja mõnel on vastupidi, et lihtsalt tasub katsetada erinevaid asju, vaadata, mis meeldib ja mis välja tuleb, et selle järgi minna. Aga suur aitäh ja edu võistlustel!